Tere tulemast kuulama meie järjekordset podcasti. Mina olen Sandra. Ja mina olen Henri. Ja otse loomulikult te kuulate Be First podcasti, kus me räägime väga lahedate, väga erinevate inimestega, siis väga erinevatelt eluvaldkondadelt. Ja me uurime, mida nad teevad, kuidas nad elavad, mis tööd nad teevad, mis on nende maailmavaade ja kuidas nad on nii ägedad. Ja täna meil on ka väga äge külaline. Just, täna tuleb meile saatesse Villem Trillem. Plaanime uurida talt seda, kuidas käib rap-albumi koostamine, mida ta õpib ning millist sporti Villem teeb. Nii et pange käed kokku, tehke kõvasti lärmi. Tere tulemas saatesse Villem Trillem! Sportland, Be First podcast. Tegelikult ma isegi väga ei närveerinud see esinemine, aga ikkagi see oli selles mõttes, ma võib-olla ei hoomanud too aeg, kui haige asi see on. Eks kõik saavad nagu vatti, kui nad nagu hakkavad muusikat tegema nii edasi. Ja nüüd mitte, et ma mängiks nagu seda märtrikaardi paneks lauale, aga ma tunnen, et ma sain suht nagu korralikult seda alguses. Ja see on asi, mida ma nagu väga-väga tahaks teha. Seda pole Eestis tehtud jälle. Sportland, Be First podcast. Tere saatejuhi. Kas muusikuna peab endale oskama plaksutada ka või? Kohe siuksed küsimused. Ja väga filosoofilist. Ma arvan küll. Ja ma olen viimasel ajal sellele palju mõelnud. Palju tähendab, et mitte liiga palju, aga lihtsalt võrdlemisi rohkem kui muidu. Et endale peab, ma arvan, et see plaksutamine siis tuleks sellest endale tunnustuse andmisest või nagu enda austamisest või sellest, et sa ikkagi ka kiidad ennast vahepeal. Ja ma arvan, et nüüd varsti ma saan seda teha. Ehk siis ma arvan, et see on oluline asi, sest see on tegelikult üks raskemaid asju, ma arvan, mida teha. Et endaga nagu rahul olla ja anda endale see patsutus õlale, et tubli, et sa said hakkama, sa tegid seda. Aga kui tihti sa seda teed, et mõtled, et Villem, ässalt panid? No mitte liiga palju, sest et ma olen väga, mulle lähedased ütlevad ja kõik, kellega ma nagu koos töötan ja nii-öelda mu tiimiliikmed, et ma olen nagu liiga palju tahan alati või nagu ma ei ole kunagi rahul, pigem on see. Enesekriitiline. Jah, et ma ei ole kunagi rahul on see õige vastus, et mingi asi läheb hästi, siis ma mõtlen, et nagu, aga tegelikult oleks võinud nagu ju see ka olla või oleks võinud nii olla hoopis või et ma teen seda muidu harva, aga kuna praegu on selline periood, kus ma seda olen nagu albumiga lõpusirgel ja see on olnud asi, mida ma olen tahtnud väga pikalt teha ja ma arvan, et ma olen nagu, mida aeg edasi seda, rohkem saan aru, et ma olen väga rahul selle asjaga, mis ma olen loonud, siis ma arvan, et ma saan nagu plaksutada endale, aga mitte päris veel. Albumiga lõpusirgel saad sa juba öelda ka, millal siis album tulemas on? Oota, millal podcast laivi läheb? Novembris. Novembris 2023. Jah. No siis ma ütlengi, et novembri alguses album ka tuleb. Nii et äkki on juba väljas. Ma ajastada sama päeva. Me veel räägime sellest. Kuule, aga me tegelikult tahaks rääkida sinuga siia saate alguses sinu esimestest, sest et me alustame alati oma saadet esimeste mänguga, kus siis meie alustame lauset ja siis sina lõpetad selle. Ja siis püüad meenutada kuskilt oma mälu shoppidest. Henri tahab kindlasti alustada. Absoluutselt. Esimene enda kirjutatud laul? Selle nimi on Piloot või Pilot on selle nimi. Inglesikeelne? Nimi on inglesikeelne, laul on eestikeelne. Kas see on kuskil kuulatav ka? Kes otsib, see leiab. Kui YouTube'i panna Piloot, siis võiks midagi... No ma arvan, et see tuleb väga palju muid asju Piloodiga, et õnneks. Seda ei ole YouTube'is tegelikult, see on SoundCloudis. Et see on pärit ja minu esimeselt nii-öelda projektilt või sealt, kus see muusika asi üldse alguse sai magamistoa projekt siis klassivendadega. Ja siis meie siis üks produtsent ja üks, kes meid oli 3 mina, üks sõber veel ja teine sõber veel, üks oli siis veel nagu laulukirjutaja ja vokaal räppar nagu koos minuga ja siis oli produtsent, kes tegi meile beat, ehk siis me ei pidanud netibiite nagu võtma, nagu võib-olla muidu alustatakse.
ja siis tema pakkus, et miks ei võiks olla pilot, nagu on vaata sarjadel pilootepisood. Ma ei tea, miks see inglisekeelne tuli, aga see on minu esimene kirjutatud laul. Oota, kuidas sa selle teise sõbra kohta ütlesid? Laulukirjutaja. Aga lauluräppar või? Ei, laulukirjutaja ja räppar. Aha, ja räppar. Ja kes sina olid siis? No mina olin ka laulukirjutaja ja räppar, aga ma arvan, et räppar on nagu palju öeldud selle aja ja selle asja kohta, aga no midagi räppari moodi, räpparilaadset. Räpparilaadne toode olid sa siis. Aga kes sa nüüd oled? Nüüd mulle meeldib, et nagu just artist kõlab nagu kuidagi küpsemalt ja ma arvan, et ma saan öelda artist enda kohta, sest see on nagu kuidagi, minu asjad on nagu läbimõeldud ja mõtestatud rohkem kui siis, et ma ei tea, mulle tundub artist peegeldab ja kuvab nagu rohkem sellist aspekti kui lihtsalt nagu räppar, ma ei tea. Aga täna kirjutada oma repertuaari ise või on keegi sul abis? Ikka ise, sest see on ka vestlus, mis mul on nagu endaga olnud ja võib-olla mingite projektidega, et ala on abi vaja või midagi, aga nagu rap-muusika ju nagu keskendubki lüürikale, ehk siis kui keegi teine kirjutaks seda sulle, siis see oleks nagu veider, et sa oled lihtsalt keha, ma saan aru, kui sul on näiteks suurepärane vokaal, hääl ja sa lased kellelgi, siis süksel muusikal on väga palju laulukirjutajaid, kes teevad meloodiaid, aitavad mõelda, sõnu mõelda, et siis see nagu toimib, sest et sul on üks anne, mis on nii hea ja mis nagu kõlab läbi või on nagu see staar ja sõnad on seal tihti nagu lihtsalt ka nagu placeholder, et siis selles kontekstis minu meelest on okei, et keegi teine kirjutab, aga mulle üldiselt ei meeldi. Jah, näiteks esimest korda leekiva armastusega ma võtsin nagu selles mõttes abiks, et lihtsalt nii-öelda kõrvale rohkem inimesi, kes ütlevad, jah, see on okei või see on nagu lahe või toimib, sest ma nagu kuidagi tahtsin katsetada seda ja ma tundsin, et ma olen ise natukene nagu jõudsin tupikusse, mis on palju juhtub sellega, kui sa üritad näiteks mingit suvelaulu või mingit järgmist seda suve hitti, see on nagu rõve sõna, aga seda teha on ju. Et siis sa hakkad üle mõtlema ja sa juksed tupikusse ja siis ma nagu proovisin, aga ongi, et tegelikult enamus asjad on su enda omad, võib-olla keegi annab mingi hea idee sul kõrvalt ja tegelikult on hea, kui stuudios on ka nagu need, et mitte, et sul on yes man, üli hea, aga keegi ütleb, kuule, ma ei tea, et võiks nagu ägedamalt öelda või võiks nagu kuidagi teistmoodi või see on liiga otse öeldud või võiks nagu, ühesõnaga. Üldpilt, jah, ma kirjutan ise ja nii see jääb ja ma tunnen, et ma olen ka tänu sellele ilmselgelt ka paremaks läinud aastatega ja see on nagu loomulik kasv. Aga minu just, ühesõnaga, ma võib-olla nagu aeg-ajalt kellegi nagu võtan kõrvale, kes nagu võib-olla natukene torgiks või nagu hoiaks silma peale, aga see on vajadusel. Aga näiteks albumil ikka paljud asjad on nagu ikka ise kirjutatud ja siis ongi, et võib-olla mul on nagu mingi demo ja siis ma lähen ümber lindistama ja siis ongi näiteks minu manager on kõrval, kes lihtsalt ta on väga suur osa sellest protsessist olnud, kes samamoodi öelnud, et ma ei tea, et siin võiks nagu natuke lonkab või et saaks paremini, siis sa mõtledki ümber lihtsalt selle. Me saame siin kasutada praegu seda ajas rändamise eelist, kuna selleks ajaks, kui see episood läheb laivi, on ka su album juba reliisitud. Selles valguses äkki sa saad natukene rohkem selle albumi kohta rääkida ja ka selles aspektis, et tihtipeale sellise rap stiili juures on sisse peetud selline ühiskonnakriitiline noot. Kas sinu sellel albumil on ka mingi selline läbiv teema, mida sa seal käsitled? Kui ma hakkasin tegema seda või mul olid ideed, siis ma tahtsin, et see oleks nagu mingi suke suur kontseptuaalalbum või midagi sellist, aga ma jõudsin selleni, et ma arvan, et ma ei ole veel päris valmis sellist asja nagu deliverima, et ja võib-olla Eesti keskmine kuulaja, kellele paratamatult peab mõtlema, võib-olla ei oska nagu hoomata või see läheb nagu liiga keeruliseks vastu võtta, et tänapäeva maailmas näiteks juba see attention span, mis on siis eestikeelseid sõnu võiks kasutada. Meil on Be First podcast, nii et lase anna kuuma. Et attention span on nii madal, et näiteks kui sa teedki näiteks Drake, ühesõnaga vahel ütlen seda, et ma hakkan vahepeal, kui sulle küsid midagi, vastus on siin, aga ma lähen nagu siit läbi, siit
siis võib-olla käin bensukas ja siis alles jõuan sinna. Ma tunnen nii koduselt ennast lihtsalt. Et küsimus oli albumi kohta, ühesõnaga, et nüüd läkski kaduma. Ühesõnaga, et tahtsin teha kontseptuaalalbumit, tundus nagu liiga esiteks, et ma veel ei ole valmis selleks, et seda teha hästi. Ja teiseks, sihukestel asjadel üldiselt need võiks olla nagu, et seal tekib mingi oma täitsa story või midagi ja see on üldiselt peaks pikk olema. Ja jõudes tagasi attention span jutu juurde, siis see on nagu nii halb tänapäeval ja ka mul näiteks, ma saan aru sellest, kõik need TikTokid asjad, need ju põhinevad sellele, et sul on 15 sekiga sa saad selle nagu mõnu kätte ja siis lähed edasi. Ja kui sul on näiteks album mingi, ma ei tea, juba 45 minutit, Drake'i album oli 1:24, sa ei jaksa seda ühe istumisega kuulata tegelikult, sest sa nagu väsid ära ja sama ma arvan selle kontseptuaalalbumiga. Et see veniks, siis küsimus, kas mu albumil on mingi keskne teema, siis ma suht palju panin nagu ennast sinna. Küll võib-olla nagu mitte mingi super deep, ma ei läinud, et seda ma tegin võib-olla nagu esimesel albumil rohkem või avasin ennast, aga ma ikkagi see album viskasin nagu noote sinna ja natuke nagu oma elust võtsin ikka asju. Ja samal ajal ka võib-olla mingid storytelling laulud on lihtsalt nagu, kus ma olen noppinud asju oma elust, aga natuke lihtsalt seda põnevamaks kirjutanud või nagu ägedamaks või et kõlaks lahedamalt või oleks natuke värvikam. Ja ühiskonnakriitilisus võib-olla, ma arvan, et see ühiskonnakriitiline räpp on see, kust räpp pärineb, et tänapäeval ta nii väga ei ole see. Tänapäeval räpp on nagu väga popmuusika tegelikult ja räägibki tavalistest asjadest, nagu ma ei tea, tunded ja armastus ja see on see nii-öelda koorekiht, on ju, siis me jõuame sinna Ameerika räpini, kus on kallid autod, raha, naised. Eestis ma arvan, et see ei kehti, sest et üldiselt räpparitel ei ole kallid autosid, rahaga on ka nii nagu on ja naistel on riided seljas üldiselt. Et siis ma nagu, nüüd mul läks küll kõik meelest ära, mis ma jõudsin tahtsin. Pane edasi. Ühiskonnakriitilisus, sorry. Et ma nagu otseselt ei puuduta seda, aga ma puudutan võib-olla kriitilisust minu enda poole suunatult ja siis natuke nagu toon seda välja. Sest paratamatult, eks kõik saavad nagu vatti, kui nad nagu hakkavad muusikat tegema ja nii edasi. Ja nüüd mitte, et ma mängiks nagu seda märtrikaardi paneks lauale, aga ma tunnen, et ma sain suht nagu korralikult seda alguses ja mind ei võetud üldse tõsiselt. Nii seal nagu selles klassivendadega projektis, kuigi see ei olnudki tõsine, aga juba siis mind nagu ilgelt meid nagu meemiti pop ja noortepärane sõna, et tehti nagu nalja selle üle. Ja siis nagu alguses mul ka, et ma tean, et näiteks väga suur platvorm omal ajal, kui SoundCloud algas, oli see Lill saade Raadio 2, kus siis lasti US Gene räppi ja kõik, kes tulid, seal mängiti ja minu laulu nagu minu meelest lõpuks ei mängitudki vist kunagi seal, siis kui ma nagu oleks oodanud seda või tahtsin ja see oli nagu mingi saavutus. Ja ma nägin, kuidas mingi siuksed nagu naljalaulud jõudsid sinna, aga need laulud, mida ma nagu justkui passioniga tegin, need kunagi ei jõudnud sinna ja siis selle nagu taustal ja kõik see toimus ka see, et nagu justkui olin nagu ei tahetud nagu aksepteerida või seda, et mida ma teen väga või inimestele ei meeldinud, et mul läks hästi sellega, mis on arusaadav. Miks? Ei, ma ei teagi, võib-olla see lihtsalt ongi, et võib-olla, ma ei oska selle, ma ei tea, nagu võib-olla mul oli ka kohe alguses natuke popikam rap suund, nagu need mingid Fanta ja need laulud. Ja siis oligi selline nagu hästi palju, mul enda nagu Twitterit ei ole, ma ei kasuta seda, aga ma mingi vahe käisin seal ja siis seal oli jälle nagu mingi jälle nali minu kohta või mingid sükst asjad, et hästi palju on nagu, ma ei räägi, et mind nagu, ühesõnaga see tegelikult ei ole nii deep, kui see tundub, aga lihtsalt ma räägin, et ma panin nagu osa sellest nii-öelda, mis mul olen kogenud või mis nagu räägitakse või selle stereotüübi, kes nagu mind maha teeb, selle ma olen sinna pannud ja see on minu osa võib-olla sellest ühiskonna kriitilisusest. Ja jah, ma ei teagi, väga
lühike vastus sinu küsimusele. Ma seda mõtet jagan, et sa tõid välja selle nii-öelda meedia tarbimise harjumuse täna inimestes, see on ju hästi lühivideode põhine. Ja veel enam on see, et see lühivideos üldiselt see puänt peab olema kohe alguses, sest muidu inimene lihtsalt swipe'ib selle edasi. Ja nii kurb, kui see ka ei ole, siis see on tegelikult üldist sellist nagu info ja meedia tarbimist mõjutanud ja mõjutab üha rohkem. Ja selle tõttu ma arvan, et ka selline repertuaar, kui ta nagu sind esimeses sekundis seal kuidagi engage'i või ei kaasa, siis sa kaotad tegelikult selle inimese tähelepanu. Ja selle tõttu ma saan aru sellest, miks võib-olla sellist sügavamad sõnumit mingisse muusikapalasse on keeruline panna, et müüb paraku natuke võib-olla siuke pinnapealsem, aga see on üldistus. Aga ma küsiks veel sellise asja ka, et kui palju läheb üldse energiat sellise albumi loomisse, mis see ajaline raamistik on ja kuidas see protsess välja näeb? No minul on albumil nagu, ma arvan, et äkki 1,5 aasta, võib-olla isegi nüüd vaikselt nagu pushib 2 aasta raames või nagu raamistikust demodele, mis ma siis mõned on nagu selle aasta alguses tehtud, mõned on eelmisel sügisel, mõned on nagu veel varasemad, et siis on nagu sealt tuleb see, et see energia on nagu laiali valgunud. Aga praegu näiteks eriti see lõpetamine selle kõige, et sul on küll näiteks demo, mis on istundki mingi 6 kuud, sul on seal näiteks esimene salm ainult. Siis sa proovid jälle leida selle state of mind'i, et minna sinna sisse, kui sa kirjutasid seda laulu, siin nagu tabada see moment, see vibe, see emotsioon või üldse mis iganes see lüüriline nii-öelda pool. Ja siis sa proovid hakata nagu seda andma sellele laulule seda ülejäänud 75%. Et see on nagu keeruline ja siis lihtsalt see ajaline faktor on võib-olla võtab kõige rohkem energiat, sest kui sa pane endale mingit deadline'i, siis see valmis ka ei seda tee või see venibki, ma ei tea, mingi mitu kuud. Et mul oligi, ma teadsin, et ma tahan sügisel teha seda. Ja me panime paika siis mingi kuupäeva äkki septembri alguses äkki või augusti lõpus. Ja siis tundus ka, et mis asja, et oktoobri lõpp on nagu deadline, et nagu lebo. Saad aru, mida edasi, et oi. Praegu läks hästi, me ei läinud isegi nagu kiirustamiseks, me jõudsimegi väga ideaalselt. Aga lihtsalt ega see energiat kulubki ja kui sa oled seal nagu laulude lõpetamisel, siis ongi see, et ma ei tea, eile näiteks lindistasid mingi asja, kuulad üle, saad aru, et üks asi on nagu stuudios kuulamine, teine on näiteks värske peaga, värske kõrvaga autos, näiteks hommikul kooli sõitis või midagi. Sul jääb nagu ma oleks saanud nagu selle paremini lindistada või oleks saanud paremini öelda või. Ja siis on jälle see, et peaks tagasi minema, kõik see võtab aega, leida ühine aeg lindistajaga, leida ühine aeg, et keegi paneb kokku selle ja nii edasi. Ja praegu minul näiteks kõige rohkem kannatas kool. Mul see 1,5 aasta põhimõtteliselt ma oma sellest haridusest pole nagu midagi selles saanud, ma olen nagu oma asjad ära teinud, aga ma ei ole nagu, ma olen teinud seda niimoodi, et ma teen ära ja siis on nagu tehtud. Aga see pole ka õige viis minu meelest, kuidas nagu kõrgharidust omandada või mingit kraadi omandades sul võib-olla saad selle diplomi kätte, aga siis sa teed sellega, kui sa nagu ei ole võib-olla selles sees olnud nii palju. Aga samas sa näid nagu praegu 1,5 aasta ja eks mul on 2 aasta nüüd. Ja ma saan nagu ülejäänud ajamaaran nagu seda järgi tõmmata. Sa rääkisid sellest tähtaja seadmisest, see on hästi huvitav, sest et see, mida sa teed, see on looming, on ju. See ei ole mingi konkreetse protsessi tegemine, ma ei tea, sa võtad e-maili ette, kirjutad e-maili valmis, et see on looming, on ju. Kas sul see looming on selline, et ta käib nagu mingite muude tegevuste taustal, ala lähed trenni ja samal ajal pea jahvatab või see on see, et võtad piltlikult öeldes paberipliiatsi ja hakkad mõtlema nüüd, et kuidas siis mingit riimi kirjutada? Ma ei tea, täitsa oleneb, aga see on hea nagu, et see ajaraamistik ja creative või kreatiivsed asjad, sest et see on üks asi, mida ei saa üldse nagu sundida. Ja ma ei tea, seekord mul ongi nagu hästi läinud, et ma ei ole hullult pidanud nagu pastakast hakkama välja imema, kuigi on momente olnud, kus sa mõtled nagu ma olen siin stuudios on ju, oledki põhimõtteliselt kirjutanud kodus valmis, lindistad sisse, saad aru, et nagu mingi asi on nagu ilgelt mäda. See võib olla nagu üks rida, see võib olla nagu mingi ühe asja sõnastus ja see lihtsalt tiksud ja see venib ja siis sa mõtledki nagu,
no ma ei tea, piinlik juba ka, on ju, tund aega oled siin olnud ja siis hakkab jälle nagu teistpidi mõte käima ja nii edasi ja siis kogu toimubki nagu kollaps, et kuidas ma loomingut teen, noh, ikkagi sa võid mõelda, et ma lähen nüüd trenni, ma panen selle instrumentaali taustaks, aga reaalsus sul ei teki nagu mingit ideed, sa pead ikkagi fokusseerima ennast sinna, vähemalt mul. Jah, võib-olla vahepeal ma näiteks, kui mul veel see põlv korras oli, ma sain jooksmas käia, siis ma ka nagu näiteks, siis mul tuli suht palju mõtteid niimoodi, et mul olid teised laulud jooksid, noh, kuuled mingit, ma ei viitsi nagu biite kuulata joostes. Tuli ka ette, aga kuuled mingit kellegi laulu ja siis sealt võib-olla jääb mingi rida meelde ja siis sealt tuleb mingi enda loogika ja siis on muidugi see, et proovid seal kirja panna ja siis pärast loed mingi Hallo, selleks on voice memod. Ja see on veel hullem ja siis ei saa mitte midagi aru. Mul on pooled sellised ja siis mul tuli siuke mõte, et mis võiks seda rääkida. Ja siis läheb üldse see flow ära, sest et sa jooksed ja sul on muss ja siis sa hakkad mingi ohkima seda voice note'i sinna sisse. Ühesõnaga, et mul on vähemalt ja ma pean ikkagi istuma maha ja võtma selle nagu hetke. Et kunagi oli niimoodi, et ma võtsin karbuti ja panin nagu tausta käima, aga nüüd ma olen leidnud, et see ka üldse ei tööta, et ma pean nagu reaalselt võtma selle mikri set-upima kodus ja mul on mikker ees, ma saan kohe proovida. Sest et siis nagu kukuvad asjad hästi välja. Lihtsalt huvi pärast, mida sa veel oled proovinud? Mis lahendusi sa oled katsetanud kirjutamiseks? Ma olen, mis on see Pomodoro, seda olen proovinud. See nii ei saa. Kes ei tea, mis on Pomodoro, et sa paned põhimõtteliselt 45 minutit. Sa saad vist valida, aga seal on need tsüklid. Et ala mingi 25 minutit teed tööd ja siis kell loeb sulle need minutid tööd ja siis läheb ting, siis on paus. Ja siis teed uuesti ja siis on jälle paus. Ja siis mingi tsükli tagant on sul pikem paus. Ma ei tea, kui sa küsid niimoodi, siis ma ei oska öelda. Ma arvan, et ma olen katsetanud, aga mulle meeldib nii, nagu ma praegu teen, nii toimib. Kui see ei ole katki, siis ei maksa seda parandada. Me kindlasti räägime muusikast veel, aga mul tuleb meeldib, meil on esimeste mäng praegu. Ma just tahtsin öelda, et me oleme vist siin rekordit tegemas, sest et meil on ajaloo kõige pikem vahe esimese ja teise küsimuse vahel. Ei ole. Ajaloo kõige pikem esimest mäng oli koos Mirjam Hundiga, kus terve saade oligi esimeste mäng, sest me ei jõudnudki kuhugi kaugemale. Siis paneme edasi, ei küsi järgmist küsimus. Vaatad ise, kuidas sa seda järgmist küsimust tõlgendad. Esimene miljon. Ma ei tea, paaristõukad vist, ma arvan, et kuulamiste miljon, minu meelest oli paaristõukad ja kuigi see pole nagu, ma ikka ei võta seda enda miljonina, sest ma olen featuring artist. Oota, palju neid on seal 5 või? Sa oled 6? Jaa, aga nagu samal ajal see oli minu demo ja mina pakkusin seda neile ja nagu, siis nad omastasid selle ja siis saame mingi sajasid käima tõmmata. ei, see on nagu teada fakt, et mina tahtsin nagu ma muidu ei ole see vend, et teeme laulu. Mulle ei meeldi nii. Mulle meeldib, kui minu juurde tullakse, kuigi palju ei tulda, aga siis lihtsalt ma võtsin ohjad kätte noore härjana. Ja meil oli mingisugune vestlus olnud kohvriga varem kuskil Backaris ja siis ma ise tegin mingi demo, saatsin, aga see oli suvi ja see oli just vist see aluspükste suvi, kus nagu ma kujutan ette, et neil oli nagu väga räigelt esinemisi ja see oli siis, kui nad tegid veel ülipalju esinemisi, nagu võtsid kõik asju tegid ja siis ilmselgelt sa ei viitsigi stuudios käia, nagu see on alati, ma mõtlesin, et see on müüt, et sa ei viitsi suvel käia stuudios, no ega ei viitsigi. Et ja siis istus ja siis septembris tõmmati see uuesti nagu käima, see oli enne kirjutatud suvelaul, siis nad nagu mõtlesid, teeme siis nagu talvelaulu ja siis toimis. Ehk siis see on minu esimene miljon. Ja mu enda miljon vist on nagu nii hea. Ma ei tea peast, aga see on minu tõlgendus sellele küsimusele. Aga see esimene miljon, okei, nii hea, no siis see oli ikkagi Spotify's on ju? Sest et sa alustasid ju SoundCloudist. No seal ma ei ole miljonit saanud. Ei ole? See tunduks väga haige saavutus Eesti kontekstis. Nii vähe nagu neid SoundCloudi kuulajaid või seda... Nüüd, sest mingi vahe oli seal ikka väga... Jaa, aga siis ma mäletan, siis oli nagu me tegime niimoodi, et Fanta sai 10 000 24 tunniga, mis oli nagu väga haige tulemus.
võime selle tõlgendada minu esimene miljon, sest see oli küll siuke miljon moment. Ma küsin siukse asja ka veel, et see uus album, mis sul tuleb, on ju, kas sa juba tead, mis on see laul või need laulud, mis sealt hitiks lähevad? Või see on natuke siuke wild card ka, et sa vaatad, mis tegelikult läheb lendama? Ja me just oleme arutanud seda ja nendele, kes seda kuulnud on või oleme lasknud, neil on ka nagu erinevad pakkumised. Aga ma arvan, et see ongi, mida ma tahtsin ka teha, et ei ole see, et albumil on võib-olla pannakse need sinkud, mis on siis need, peaks olema nagu see top 1 materjal on ju, või raadiomaterjal. Et umbes 1-2 on seda ja ülejäänud on nagu sellised fillerid nimetatakse, et ma üritasin teha võimalikult niimoodi, et sa kuuled ka albumit ja sa oledki mingi playlist. Ma tahaks sellega panna, et oleks nagu mitu tükki neid, mitte et sul on nagu 1-2. Et ma ei oska sulle vastata, ma ei tea, ma loodan, et kõik ei ole, et mingid on nagu nišikad ka. Aga ilmselt ikkagi on mingi lugu, millega sa seda albumit hakkad tutvustama. Mingi PR teema ka, on ju. No see laul oleks siis juba väljas, see tuleks, ma eeldan nagu, see tuleb enne podcasti väljas, on see Karl Killinguga Üksinda, mis ongi selline nagu lõpuks kukkus suht nagu raadiokoks välja kogemata, aga ma arvan, et see on nagu maitsekalt tehtud, et jah, see on nagu see nii-öelda esisingel sellelt võib öelda, aga ma ei ütleks, et ta nagu minu silmis on see nagu, et see nagu näitab selle albumi sisu või see võiks olla see, et seal albumil on mingi, ma ei tea, 4-5 laulu, mis võiks olla see. Et eks näis. Ma arvan, et seal võib üllatajad olla ka nagu mulle endale. Kuule, aga ma tahaks teada just koos tegemiste kohta, et see Paaris tõukad on ja sa läksid justkui nagu oma demoga sinna ja sa oled ju väga paljude artistidega koos teinud. Et kuidas see on, kui sa lähed näiteks oma demoga, see on ju põhimõtteliselt nagu sinu laps ju? Ja siis keegi hakkab ütlema, et ei, kuule, siin võiks seda olla, siin võiks teistmoodi teha. Tehke, mis tahate, te olete 5 miinust, just oli aluspüksem, kõige haigem laul üldse, et sel ajal ma nagu, ja mul ei olnud isegi muusika tegemine nii mõtestatud see aeg, et või selles mõttes nagu ma pigem nagu nautisin seda, sest et ma nägin nagu nii palju seda nagu kuidas päriselt tehakse, on ju. Sul oli, meil tegime mingi hetk enne veel viimases nagu läbikuulamise, siis kuulen, mingi, ma tegelikult mul on siiani see, et keegi ütleb, et ma ei tea, tõsta 3 detsibelli. Mida sa ajad? Mul kõrvad ei võta nagu. Mul on sellised maamehe kõrvad, et mul on nagu, ma kuulen seda mingi sageduseni ma kuulen. Edasi mul on nagu, ma ei tea, mis te räägite. Ja see oli samamoodi, ma näen, kuidas nagu kõike läbi mõeldakse mingid, siin võiks tulla varem, et see oli see aeg, see oli vist 3 aastat tagasi või? Ja 3, et see oli nagu, ma olin küll, et nagu wow, ma mäletan seda aega, kui see Paaris tõukad välja tuli ja siis oli vist, kas minu meelest oli Saku Suurel isegi Eesti muusikaauhinnad. Ma just tahtsin sellest rääkida. Kus oli see esinemine ka, see kukkus väga hästi välja, sealt kuidagi nagu mina registreerisin sind. Enne seda ma olin kuulnud küll, aga kuidagi ei olnud niimoodi, aga siis ma mäletan, see ettast oli väga-väga tuus. Ja see oli ikka ägedalt tehtud, see oli see fake lumi ja kõik, et see oligi nad nagu ajastasidki, see tuligi vist enne jõule välja vahetult, see oli suht random nagu kuupäev praeguses kontekstis muusika väljalaskmiseks, et nagu jõululaulud on kõik ja nii edasi, siis see tuli seal kuskil vahepeal. Ja siis oligi see EMA ja tegelikult peale seda ma siis läksin ka Universal Musicu alla, aga jah, see oligi minul ka. Ma üldiselt, tegelikult ma isegi väga ei närveerinud see esinemine, aga ikkagi see oli selles mõttes, ma võib-olla ei hoomanud too aeg, kui haige asi see on, et sa oledki nagu Saku Suurhallis esined 5 minusega ja sa jalutad mööda seda keelt ja seal on nagu kõik need mingid Stig Rästa, Goodbye to Yesterday, mingid suured värgid, särgid, mõtled, et ma oleks pidanud rohkem pinges olema, kui ma olin, aga see on pigem hea. Aga ilmselt see oli hea tulemus. Tagasi vaadates mul oli täitsa lappes seal, ma ei suutnud imiteerida seda nagu, kuidas päris laulus mul see toon on. Aga see on ka ajapikku tulnud harjutamise asi on see.
Kuule, issand, mulle tundub, et see läheb siin jälle lapesse see esimest mäng, aga no Savi, tead, ma tahtsin küsida seda, et just selle detailide koha pealt, et kui sa ütlesid, et sa läksid stuudiosse, et sa nägid, mismoodi seal tehti, aga näiteks ma olen ka sinu muusikat kuulanud, ma ei mäletanud, mis see laulu nimi on, aga seal oli Tarmo Kink ja seal oli niimoodi, et sina laulsid Tarmo Kink ja siis samal ajal ütles kommentaator Tarmo Kink ja ma olin niimoodi, ma kuulasin seda, ma mäletan, ma olin nii, what the hell, kuidas keegi tuleb sellise asja peale üldse, et sihukest asja teha, see oli nii lahe. See on minu ise olen ka rahul sedega, mitte et mina seda kokku panin, aga ma isegi ei leia seda enam seda õiget, seda kommentaatori klippi üles, me tegime selle Frederikuga, Boy Pepperoniga. Siis me olime nagu mingi, see laul oli see drill laul, ja see on hästi UK influence ja seal on ka hästi palju jalkareferentse, kuna see on nii suur osa kultuurist. Ja siis sa proovid neid Eesti jalgpalli nimesid panna sinna vahele, siis sa mõtledki nagu, ma ei tea, Sergei Zinjov ei pane ju, et mingi see ei kõla nagu üldse ägedalt ja siis Tarmo Kink on siuke controversial, aga ikooniline Eesti mängija ja ta on siukene nagu flairiga ja siis oligi see Tarmo Kingi see lain tuli, ega see lain väga äge ei ole. Mõte loeb, et see oli seal, aga jah, siis tuligi, et proovime, et äkki leiab mingi kommentaatori selle ja siis Fredi Mix selle üli hästi sisse. Mulle väga meeldivad sellised väiksed mingid X-detailid ja tegelikult see võib-olla isegi, sulle sa ütlesidki, et see kõlas ägedalt, aga ma arvan, et väga paljude jaoks on see lihtsalt nagu mingi taustamüra. Aga kui sa võib-olla saad aru sellest, nagu sa ütlesid kommentaator ja ma ei tea, võib-olla isegi tuleb see nagu silme ette see pilt, kus ta panebki oma vasaku jalaga keskväljalt mingi haige pommi, et need on nagu lahedad asjad, mida sisse visata. Mis te arvate, paneme hullu, küsime 3. küsimuse. Let's go crazy! Esimene loeng ülikoolis? Tutvustus erialasse, vist oli selle nimi. Ja siis me pidime kõik enda kodu joonistama ja siis mõtlema ühe nagu vale välja, tegema nagu koduplaani. Ütle siia vahele ka, et mida sa õpid ja kus kohas? EKAS sisearhitektuuri teine kursus. Pidime tegema enda majast või kodust või korterist plaani ja siis mõtlema ühe mingi vale sinna ja siis teist pidi ära arvama selle. See oli minu esimene loeng. Nii, räägi täpselt, mis sa siis tegid? Ma ütlesin, et mul on kodustuudio, aga tegelikult ei olnud ja see arvati ära. Või stuudioruum, aga see oligi minu vale. Siis ma nagu ei osanud väga veel kavalalt mõelda nagu erialaselt. Siiani töötan selle kallal, et seal oli palju ägedamaid lahendusi. Aga mis sa nüüd tagasi vaadates oleks teinud? Et oleks äge olnud? Oleks mingi asjade asukohta muutnud ja nagu ma tegingi täpselt üks ühele ja lihtsalt ütlesin nagu mingi ruumi funktsiooni muutsin ära. Et oleks võib-olla nagu layout'is teinud midagi ägedamalt, aga ega ma ei tea ka, keeruline küsimus. Kuule, aga meil tegelikult lähme selle ülikooli juurde ka pärast poole edasi, paneme hullu ja küsime viimase küsimuse, et mis oli esimene kord, kui sa tunnistasid, et su vanematel oli õigus? Esimene asi, mis mul praegu tuleb, on kuskil reisil, kui ma nagu nii hea toidukoht, nagu söögikoht oli, see on mingi põhiteema mul, mida nad teevad nalja mu üle pere, et me käisime söömas kuskil reisil ja siis ma tahan nagu samasse kohta tagasi minna. Aga ja siis me läheme muude kohta ja see on ka nagu väga hea või midagi ja siis võib-olla see. Ja mida mu õde kogu aeg välja toob, on see, et kui ma esimest korda proovisin 8 jalga, ülispetsiifilised asjad, sorry. Ja siis see oli kuskil, ma ei tea, mere ääres, ma ei tea, ma umbes vaatan krabisid ja kutsub tule proovi. Ma ei viitsi minna, mis asja, rõve vaata. Tuli mulle kahvliga tõi selle ja siis ma vist sõin kogu selle ühe kombitsa ära, et see oli ka see, et told you so. Et väga nagu mingi õpetlik, see õpetlik vastus ei ole, aga need on asjad, mis mul meelde tulid. Kindlasti on mingid nagu päris asju ka. Aga kuidas sul muidu tagasiside ja sellise nagu, ma ei tea, kriitika vastuvõtmisega on, et sa ütlesid, et see on hästi oluline, et ei oleks ainult yes-manid, oleks ka no-manid, et kui tuleb mõni no-man
ja no tõmbab selle oda lihtsalt nagu rindu selle riimi peale, mis oli nii hea riim. No kui mulle endal ikka nii meeldib, siis see on ka ju nagu igal arvamusel on nagu mingi taust ka, on ju, et inimesed on ju eri maitsega, on ju. Et siis vahepeal, kui ma tõesti ise usun sellesse ja meeldib, siis mul on nagu täiesti savi, mis sa ütled. Et mul on seda momenti ka, aga ma võib-olla mõtlen läbi selle, aga vahepeal võib-olla mulle tegelikult meeldib see, siis paneb kõhklema, siis ma lõpuks kassingi ja siis ma nagu võib-olla muudan ära selle, aga üldiselt ma olen õppimas ja olen õppinud ja see tuleb ka võib-olla lihtsalt enesekindlusest, et nagu suva ma usaldan nagu seda nii-öelda esimest asja või kui mulle endale meeldib, siis mul nagu täitsa savi. Aga on sul, ma ei tea, keegi konkreetne inimene või mingi selline väike grupp, kelle peal sa testid oma repertuaari ja küsid tagasisidet? No ongi, ma arvan, Karl, Frederik ja tegelikult ka Karl, kes on mu manager siis, et 2 produtsent, noh, kuna nendega ma kõige rohkem töötan ja ma üldse nagu, mulle ei meeldi nagu demosid laiali saata. Sükene paljas tunne on, vaata, sükene nagu miksi pole, suht nagu mingi rabe võib-olla mõnes kohas lonkab, et ma pigem, kui ma jagan, siis ma jagan mingit sellist produkti, mis on nagu natuke juba viimistletud või mingi asi on nagu, et ta kõlaks okeilt. Aga see on mu põhi nagu see EMS-ile ja õele ma ei viitsi lasta, need muidu ainult kuulavadki seda ja või siis nagu mingi vahe ma lasin mingid demosid emale. Ta raputas praegu pead, kes pilti ei näe. Miks sa pead raputasid? Sest ta läks nagu liiga sisse sinna ja nagu ta hakkas mulle pinda käima mingite asjadega, et mingi, aga tegite valmis selle mutustada või? Nagu tore ikkagi. Vahepeal ma küsin nagu mingeid asju, aga pigem see tekitab kõige rohkem stressi, see on hullem kui see no-manindus, nagu see on nagu, ta hakkaks nagu ise seda laulu tegema vahepeal. Me oleme rääkinud sellest, see on paremaks läinud. Aga ta saab aru, millest ma räägin, kui ta kuulab seda. Aga see pigem see grupp on nagu käputäis inimesi, kui sedagi, et seal on need no-manid ja yes-manid nagu piisavalt olemas ja ma usaldan nende maitset. Et liiga palju minu meelest arvamust ei ole ka hea. Muidu tekibki see, et nagu kõigil on eri maitse ja siis ühesõnaga. Ja siis lõpuks tekibki see hall mass, et sest, et kui ühed ütlevad ja siis sa modifitseerid ühtepidi ja teistpidi ja siis nagu see on see, et kui sa väga palju värve vaata kokku segad, siis lõpuks sa saadki mingi, ma ei tea, mis seal lõpuks kokku tuleb, roheline plönn. Pruun vist. Või jah, pruun tuleb jah lõpuks kokku, et sellist, et nagu edge'i säilitada, siis tegelikult peabki jääma väga kindlaks oma mingisugustele mõtetele või esialgsetele ideedele. Kuule, aga uskumatu, aga mitte, aga esimeste mäng sai just läbi. High five, ise endale. Nii, aga ma tegelikult tahaks edasi minna sellega, et sa oled üsna selline, mis see sõna on, nagu mitte väga välja poole elav artist. Privaatne, privaatne on see sõna. Kui sa peaksid ise ennast iseloomustama või tutvustama, et kuidas sa seda teeksid? Nagu artistina või endale? Nagu inimesena, tere Villem. Milline sa oled? Ma arvan, et ma olen ka alguses päris nagu sissehoidev või nagu introvert, aga ma ei ole nagu introvert, ma olen lihtsalt nagu võib-olla ettevaatlik, kellele ma avan või palju ma avan või kuidas ma suhtlen. Ettevaatlik ekstrovert. Pigem... See kõlab nagu mingi laul. Võib-olla. Järgmise albumi peal. Et ja üldiselt olen suht lõbus, ma arvan. Hästi palju ma sain kunagi, et ma olen ülitõsine, nagu, et ma jätan tõsise mulje. Ma ei tea, võib-olla see on lihtsalt mu näoilmes on asi. Raske on ennast kirjeldada, ütlen ausalt, et ma ei ole nagu mõelnud selle peale. Ma arvan, et tagasihoidlik tegelikult nagu, aga tegelikult ma ei ole ka, aga mingil määral ma olen, ma arvan. Suhteliselt viisakas võiks öelda enda kohta. Lõbus ja ma ei tea, abivalmis ka või kuidagi empaatiline meeldib mul, nagu ma tunnen, et mul on sellega nagu hästi. Et võib-olla selle tooks välja. Kas see igapäevaelu Villem ja artist Villem on seal mingisugust kattekohtasid ka või need on ikkagi 2 erinevat inimest? Nagu, ma ei tea, mulle meeldib nad nagu mingil määral eraldi hoida, aga mul ei ole nagu mingit
alter ego või image'id tegelikult see on nagu ongi sama, et ma üritangi olla tavaline inimene ja mitte mängida selle peale, et ma olen nüüd nagu artist, et see on nagu aga tuleb ka seda ette vahepeal, aga see oleneb nagu olukorrast või asukohast või hetkest, ma ei oska seletada, aga ja mulle nagu kohati mulle ei meeldi, et ma olen nagu Villem Trillem. Sealt tuleb ka see privaatsuse asi ja nagu seda on isegi tegelikult rohkem kui võib-olla arvata ja see mingi hetk hakkab räigelt nagu nii mentaalselt kui ka no enamjaolt mentaalselt nagu häirima lihtsalt, et ma ei tea, kuskil väljas olles või midagi, et pigem ma ei käigi väljas, sest mul on nagu teades inimesed lähevad alkoholiga julgem, sorry, vastus venib küsimusele. Aga lihtsalt, et tuleks jälle nagu mingi jaurama ja inimesed tunnevad ära, et sa ei saa nagu võib-olla nautida ja sealt tekib see, et siis ma nagu mingi vahe oli see nagu päris nagu rõve, ma ei räägi nüüd, et mingi suffering from success, aga lihtsalt see on asi, millele ma olen ka mõelnud ja see ongi see, et nii-öelda kuulsus, no Eestis pole kuulsud, Eestis on nagu tuntud inimesed minu meelest või lihtsalt mõnda teatakse rohkem kui teist, sest me kõik teame kõiki, on ju. Et lihtsalt seal on ka omad nagu pahed, et minu üks suurimaid nagu asju on see, et mulle ei meeldi, et käid kuskil, sa nagu, ma olen suht hea nagu nii-öelda väljaku nägemisega, et ma saan aru, kui keegi nagu läheb mööda ja jääb järgi vaatama või sosistab, et see tegelikult mingil määral see nagu hea tunne, sa saad aru, et sa nagu ilmselt sa oled jõudnud inimestena, aga teine osa on see, et nagu laske mul olla, et ma pean iga asja kontrollima. Et mitte ma hakkaks nüüd kaubanduskeskus nina nokkima, aga ma toon näite nagu, et nagu see lihtsalt sa pead kogu aeg olema nagu kontrollitud. Aga palju sellist avalikus kohas juurdeastumist ja kontakti otsimist on, ma ei tea, fännide poolt? No vaat õnneks eestlased on nagu siuksed tagasihoidlikud, aga ikka on. Kas mõni küsib veel tänapäeval autogrammi ka või kõik tahavad selfit teha? No ma just käisin Tallinna Horse Show'l esinemas ja siis seal öeldi, et ja autogrammi ringid või et äkki tahad teha või oled nõus. Ma ütlesin, mingi 15 minta öeldi. Ma pole kunagi nii kaua nagu autogramme andnud, ma lasin lihtsalt järjest nagu 50 minta vist niimoodi. Et on ikka tuleb ette, tegelikult see on nagu ägedam minu meelest. Kõige haigem vaimuvaesus on minu meelest see, et see nagu vaimuvaesus selles mõttes, et nagu mis teed sellega, aga on see, et sa nagu keegi paned kas notesi ette või paned Snapchatis musta pildi ja siis sinna paned. See ei ole nagu ma ei tea, ükskõik oleks võid seda teha või nagu, et ma teen ise selle musta pildi ja panen nagu mingi Drake'i autogrammi või midagi. Et see on ühes otsas kaval, aga teisest otsas see on nagu nii veider asi. Aga samas, kui sa tahad autogrammi ja sul jääb paber koju või ma ise kogu aeg unustan ka või võtta nagu markerit ja paberit kaasa. Ühesõnaga tuleb ette, aga pigem vähe, rohkem on ikka pilti. Aga keha peale, kas seda lastakse ka veel teha või? Ja siis ma tegelikult ma sain õnneks seal markeri, seal oligi nagu marker, õnneks oli olemas. Vahepeal nagu keegi tuleb selle tavalise pastakaga, siis hakkad seda nikerdama siia. Ma kujutan ette, kui valus see on nagu, ja siis see ongi suure sorry, ma nagu lihtsalt ei jää peale siia. Käe peale siis. Aga räägi seda ka, et tavainimene Villem ja artist, see artisti Villem, et kus see nimi on tulnud? Esimest poolt ma oskan enam arvata. Vastus on 5. aastat sama, et ma kunagi me olime reisil perega ja siis see oli siis, kui Instagram tekkis ja siis õde tegi Instagrami ja lihtsalt pildistas kõike ja pani üles. Vaat see oligi siis, kui pandigi mingi, ma ei tea, hotelli voodist pilt. No mingi tõesti, selles mõttes totrad asjad. Ja siis ma tegin ka, sest et tegi kõike ja siis ma nagu olin see väike nõme vend, kes tahab mõnitada teda. Ja siis ma paningi Villem, siis ma mõtlesin, mis see nagu riimub või on läks süke nagu nalja nimi, see oli Villem Trillem. Nüüd ma olen ikka sellega. Sest et kunagi, kui ma olen ka mänginud nagu, mulle meeldib ka videomänge mängida, siis ma alati mõtlesin, et mis mu see nii-öelda see gamer tag oleks, kui ma nagu oleks pro player. Ei mõelnud välja seda ja samamoodi nagu mingi muusikavärgiga ka. Ja siis tuli see, et kui ma pidin seda solo asja välja panema, siis ma paningi nagu enda Insta nime alguses. Ja siis see jäigi, aga samas see toimib. Et ma nagu mingi
mingisugune Eesti multik, mingi sipsik ma nagu ei tahaks ka olla, et see oleks siuke, ma ei tea, et nagu mingil määral on nagu hetkel sobib, et mul on see enda nimi ja samas see nagu artisti nimi ka. Aga see on ebareaalne, kui palju seda suudetakse valesti kirjutada, minu meelest see ei ole nagu raske. Kuskil tuli üks päev Villem Trillem 2V-ga, ma ei saa üldse aru, kuidas sa nagu teed V 2V-ks lihtsalt. No nagu, et sul on nagu igal pool on V ja sa mõtled, ma panen 2V. Ja siis on mingi T-tähega, mitte D-ga, siis on need mingid naljanimed, vaata mingi Villem Trillion ja William Trillion ja mingid siuksed, aga vahepeal ikka vaatad kirjapilt ikkagi täitsa oma loomingut tehakse, samas on nagu põnev jälle, et inimestel on ka mingi oma loogika selle taga. Ühesõnaga tegin Instagrami, et teha nalja oma õe pildistamis harjumuse üle Instagramis ja siis see jäigi. Jokes on you, jah? Kes viimase naerab paremini, tundub. Aga no sa naerad päris kõva häälega siin praegu ikkagi nagu miljonitesse kõrvadesse oma Villem Trillemiga, nii et. Aga see on olnud hetk, kui sa oled mõelda, et damn it, peaks ära vahetama? Ei ole vist, mul ei ole nagu mingit teist varianti tulnud. Et ma hetkel nagu... 2V-ga? Hetkel ma ise nagu ütlen pigem lühendatult nagu VD ja ma olen nagu pushinud seda agendat. See oli ka esimese albumi nimi mul. See on nagu veits ägedam või kuidagi... Miks Villem Trillem on jumal lahe ju? See on nagu ta nii... on, aga samas ta nagu mõjub nagu lapsikult või ma ei oska seletada, ta on nagu kuidagi... see on mingi mu enda teema võib-olla. Ühesõnaga ei, ma ei ole mõelnud, aga ma olen lihtsalt ise nagu kasutanud seda VD oma. Sest see on niisugune hea lühike ja minu meelest ta ka veits nagu tabavam, kuigi ta, aga see on tabavam siis, kui sa tead nagu, mis see tegelikult on, kui lihtsalt nagu V ja D, siis mis see tegelikult point on. Okei, VD. Palju lahedam kui nagu lihtsalt Villem või Villem Trillem, täispikalt öelda. Tavai, ma püüan terve nüüd selle saate jooksul öelda. Kuule, aga räägi sellest, sa käid koolis, kas muusikutöö on hetkel su põhitöö? Jaa, ma pikalt nagu olen mõelnud, et kas ma saan seda tööks nimetada, aga see lihtsalt lõpuks läks mu tööks, et see oli kogu aeg nagu mingi hobi. Aga kuna ma nüüd ikkagi väga, et ma arvan, et tegelikult see läks hobist tööks selle plaadi lepinguga, aga ma arvan, et minu jaoks see läks nagu tööks võib-olla alles mingi 1,5 aastat tagasi või nagu ma sain aru, et see tegelikult on suur asi. Et mul on ikka väga palju enda karjääris nagu vedanud ka ja õigel ajal õiges kohas olemist. Et võib-olla seeläbi ma nagu ei ole seda niimoodi alati nagu mõtestanud võib-olla, et... Aga artistina hetkel Eestis elab ära? Jaa, kui seda hästi teha, ma arvan, ja õigesti teha. Aga mis sa teed hästi õigesti? Üsna okei repertuaar on mul, ma arvan, et see on oluline, aga no eks ühesõnaga kõige rohkem on ikkagi vaja esineda. Ja esineda saad siis, kui sa oled pildis lihtsalt. Ja ma arvan, et ma olen saanud pildis hästi püsida, eriti nagu viimase aastaga. Ja ma loodan, et järgmine aasta nagu on nagu veel ägedam. Ja. Aga, sorry Henri, ma nüüd lendan peale. Pane. Kui sa võrdled seda oma artisti aega enne labeli alla saamist, siis kuidas, on seal mingisugust, see on kindlasti väga suur vahe, aga mis see label sulle kõige rohkem juurde on toonud? No vaata, ma olen nii palju selle sees juba võib-olla olnud, et natuke keeruline võrrelda seda, aga kõige rohkem on näiteks, ma ei tea, olen saanud välismaal käia tegemas nagu connectionid. Lisaks mingid raadioasjad, vaata kõik nad handlivad seda poolt, et ma ise nagu ei käinud kordagi raadios. Ja samamoodi nagu lihtsalt seda nii-öelda musta tööd on, aga mul on niigi nagu manager, kes teeb seda ja siis on nagu Universali pool veel, kes handlivad seda, et mul ongi hea, et ma saan nagu fokusseerida muusikale ja nüüd ma saan seda võib-olla rohkem teha. Kuigi eks ma olen ikka engaged nagu asjadega üldiselt, mul ei ole selle nii-öelda paberimajanduse pealt täiesti suva. Aga ma arvan, et nagu võib-olla plaadifirma ongi lihtsalt võimalused ja connectionid. Kuule, lihtsalt huvi pärast. Kui mina sinuga meilisin, kas ma rääkisin sinuga või ma rääkisin sinu assistendiga? Ei, see oli, mina olin ikka. Okay. Assistent vastaks kiiremini.
ei, mulle nagu mingid asjad, mulle meeldib ikka, no just nagu siuksed asjad. Nagu veider on, et nagu keegi teine lepib kokku, aga ma ise nagu, ongi samas esinemisega on sama, on ju. Aga esinemisega on mingid muud nagu asjad. Ja sellepärast ma ütlesin manageriga, et mulle ei meeldi nagu läbi rääkida. Ma nagu, see on nagu nii rõve asi minu jaoks, et siin me ju ei rääkinud läbi, me lihtsalt põrgatasime kuupäevi ja ma tulin ja oli kõik. See on väga mõistlik. Ma olen mitmelt artistilt kuulnud sama asja, et see läbirääkimiste osa on kuidagi selline, mida ei taheta teha. Ma saan sellest täiesti aru. Ja mõned inimesed nagu on ülihead selles ja nad nagu oskavadki ennast kehtestada. Yeah. Jah, et siis sa võtadki selle inimese, kes oskab teha seda. Ma ise nagu olekski mingi, okei, ma tulen siis. Yeah. Aga et sa pead nagu enda seda väärtust ka tegelikult teadma. Sul on kindlasti mingid perioode ka hooajalised, kus sul on rohkem esinemisi hästi nagu tihedalt koos. Kuidas sa sellistel perioodidel ennast maha laed ja ennast vormis hoiad, et igal esinemisel endast maksimum anda? No kõige tihedam ongi Eestis ju tegelikult suvi, kuna ma hetkel vähemalt ei tee nagu privaatkeikasid ka väga palju või mul sellel ei ole nagu nii hullu tungi, et suvel annab energiat päike ja muude asjade nagu tegemine ja pigem sa nagu tahadki esineda ja sa oled nagu juba võib-olla hooajaliselt nagu valmis selleks vaimselt, sest et see kogu see töö, et suvel esineda toimubki kevadel ja sügisel ja talvel. Et siis sa justkui nagu mindsetilt oled ka juba seal sees, et see tegelikult ei ole nagu nii keeruline ka vähem, või mul ei ole muidugi siuksed tempod ka kunagi väga olnud, et ma ei tea, kõigepealt Saaremaal ja siis ma pean jõudma ööseks veel Tallinnasse esinema, et mul väga siuksed asju ei ole olnud. Et see läbi on ka mul võib-olla natuke nagu raske seda öelda või kuidas vormis hoida, aga ma arvan, et jah, see hooajaline juba mentaalselt sa valmistad ette juba nagu näiteks praegu ma mõtlen, et et küll suvi on arvatavasti tihedam, on ju. Et sealt tuleb see valmisolek, ma arvan, mul. Ja ma ei tea, füüsiline tegevus hoiab vaimset tervist ka ja nagu sa ütlesid, sa näed mind Järve MyFitis, et siis see on nagu minu viis, kuidas hoida endal nagu mõte ja pea puhas. Aga mis on kõige selline, ma ei tea, imelikum koht või kontekst olnud, kus sa oled esinenud? Kõige imelikum koht. Ma arvan, et midagi mõtleks välja küll, aga ma arvan, et ma jääks liiga kaua mõtlema. Mõtle, mul tuli meelde, ma räägin, Henri ei küsinud minu käest, aga ma vastan. Mäletan, kunagi aasta tagasi mina olin Henrik Normani taustatantsija ja siis me käisime, tegime sellist asja nagu Elmari suvetuur ja siis oli, ma ei mäleta, mis koht, see oli mingi Põltsamaa või mingi täiesti kuskil, Põltsamaa on suur koht, see oli mingi väike koht ja hullult oli vihma sadanud ja kogu see lavaesine siis oli vett täis ja mitte ainult lavaesine, aga backstage ka ja siis korraldajad olid pannud meile nagu purded. Su kõndisime mööda lauda, siis oli väike peegel ja siis said ühe purde pealt kõndida teise peale ja selline backstage. Väga meeleolukas. No need ongi minu mõist kas sul ka midagi sellist olnud? Mul nagu täitsa uputanud ei ole. Aga ma arvan, et kunagi ma esinesin nagu mingi lastekaitsepäeval kuskil nagu noortekeskuse nagu tagaaias, aga ma olin nagu lava oli nagu garaažis või kuskil siukses nagu mingi siukse varju all ja seal olid nagu igast mingi mant oli seal ja siis ühesõnaga see oli nagu siuke huvitav, aga ma arvan, et midagi värvikamat tegelikult mõtleks välja. No tegelikult mida ma mõtlen, ma arvan, et kõige nagu siuke oligi minu jaoks see Tallinn Horse Show, kus oli seal on see hobuste pinnas ja siis sinna pandi vaip ja siis ma olin seal nagu esiteks see oli nagu nii X, aga samas see oli nagu nii äge, sest et vaata muidu on alati Unibet, seal ütleme suurhallis on nagu mega suur lava ja mingi aga sa olid nagu seal põrandal, see oli nagu, sa tundsid nii väikse ennast ja see kõik on su ümber. See oli nagu mega, mul ei olnud nagu mingit ootust üldiselt, ma ei tekita ka endale, sest et lihtne on niimoodi nagu kurvastada või olla pettunud, aga ma läksingi sinna nagu null ootustadega
ma teadsin, et see tuleb arvatavasti lahe, ma olin nagu käinud paar päeva enne soundcheck'is, tundus äge, aga see oli nagu nii äge, seal oli nii palju inimesi ja see kogu see keskkond nagu seal on siuke väike siuke hobuse lõhn on seal ja kogu siuke nagu oleks ikkagi nagu mitte laudas tallis oleks, on ju. Ja samal ajal see nagu nii kuidagi grandioosne, et see on lühike vastus sellele või see päris vastus, ma arvan. Räägime õpingutest või on sul, Sandra, eelmise teema kohta veel küsimusi? Lähme ülikooli juurde. Sa mainisid, et sa õpid sisearhitektuuri EKAs. Kuidas sa sattusid üldse selle eriala peale? No tegelikult ma kunagi tahtsin üldsegi saada arsti minna. 3 korda proovisin. Sain aru, et ei, siin ei olegi mingit võimalust. Mitte, et ma käega lööja oleks, aga ma kuidagi sain aru, et ei. Ja ma arvan, et see on hea, sest et kui ma praegu näiteks arsti õpiks ja üritaks seda albumit teha, siis ma arvan, et see ei tuleks mitte midagi välja. Et siis ma vist oligi, ikka väike pressure oli nagu pere poolt ka, et nagu midagi võiks õppida. Endal on ka see, et nagu lihtsalt käia MyFitnessis ja käia stuudios ei ole ka võib-olla see ideaalne, on ideaalne elu, aga see nagu ei anna sulle midagi otseselt, sest et sa teed kogu aeg sama asja. Sa näed samu inimesi ja see ei ole nagu sa ei hoia enda pead nagu puhtana või sul ei tule uusi mõtteid tegelikult niimoodi. Ja siis ma käisin EKAs, vist käisin avatud uste päeval see oli arhitektuuri osakond mul üks klassiõde ja siis tema kutt, kes on mu hea sõber, nemad õppisid arhitektuuri. Siis ma käisin seal, mulle väga meeldis nagu see stuudioala ja kogu see kool ise. Ta meenutas mulle väga mu enda kooli, Rocca al Mare kool, mis oli nagu siuke avar ja väga nagu vastuvõtlik õpilasele. Ja siis ma läksin eelakadeemiasse arhitektuuri joonistamisesse, kus lihtsalt joonistatakse alguses püramiidi ja rombi ja see tundub nagu üli basic, aga sellel on ka nagu kõik need nurgad ja kuidas nagu sa näed seda on ja kuidas see muutub eri nurkade alt, see tundus nii huvitav mulle. Ja siis ma tegin suvel nagu portfoolio ja proovisin ja sain, nagu ma ise ka tegelikult imestan, sest 12 kohta näinud. Vist kandideerijaid oli alguses 75, siis vajub ära, siis oli 50, käis umbes seal sisseastumiseksamitel. Ühesõnaga täiesti spontaanne, nagu mul üldiselt elus asjad on. Nagu see muusika tuli ka täiesti suvaliselt tegelikult. Ma ei ole kunagi tahtnud. Ma nagu ei lasknud mikriga 5-aastasena, et tahan laval olla. Aga ma arvan, et sellepärast need asjad nagu toimivad ja praegu nagu tegelikult see sisearhitektuur ja EKA ise mulle sobib, sest et ma olen ka ju loomingulisel alal. Ja sealt tuleb ka võib-olla see, et sealt saab võtta nagu mingit võib-olla ma otseselt ei võta sealt inspiratsiooni, aga seal näiteks alla tehes maketti või tehes projekti, mu ajus võib-olla aktiveerib mingi asi, kus tuleb mingi hea uus nagu loominguline suund. Aga mõtled seda niimoodi, et sa päriselt mingi hetk hakkadki arhitektiks? No praegu ma kahjuks ei näe seda, aga võib-olla ka see, et esimene aasta oli pigem hästi üldine ja see pool aasta ma ei ole saanud üldse nagu olla asjaga seotud selle albumi tõttu. Ma lihtsalt pidin tegema nagu mingid valikud. Et hetkel ma nagu ei ütleks, et ma tahaks seda teha, aga võib-olla tahaks nagu sisekujundaja olla. Et sellel on ka tegelikult nagu keegi kunagi ütles, et nagu tegelikult nagu lihtsalt see vaiba värvi valimine tundub lihtne, aga seal on ka nagu mingid, sa pead ka nagu seda oskama või sul nagu mingisugune see ei ole nagu nii lihtne lihtsalt, et paned tapeedi seina, et seal peaks ka nagu olema mingi sükene oskus justkui, et see tunduks nagu äge, siis see on ju ka kuna ma veel kunagi mõtlesin fashion disaini peale, siis see on nagu lihtsalt fashion, aga for homes, kinda, et see tundub nagu äge. Aga ühesõnaga, praegu on jah veider see, et ma nagu otseselt ma ei mõtle selle peale, võib-olla ma ei mõtle ka selle peale sellepärast, et ma olen tundnud viimase aastaga, et muusika on see, mida ma tahangi teha ja ma olen nagu tegelikult nagu ehitanud selle nii suureks enda jaoks või üldse selle platvormi, et siit saab nagu ainult paremaks minna ja ma ise tahan ka paremaks saada just muusikas või selles artistinduses. Et sellepärast ma hetkel ei mõtle selle peale, aga alati peab ka plaan B olema ja see on ka põhjus, miks ma nagu ikkagi läksin ülikooli.
Villem Trillem sisustus Fashion for Homes. No selle saaks natuke paremaks lihvida. Olen see no man praegu. Kuule, aga okei, kool, ma tegelikult tekkis selle artisti asja kohta üks küsimus veel. Kas ma võin hüpata tagasi? Et vaata, sa oled päris paljude artistidega koostööd teinud ja ma ei tea, kui palju sa brändidega koostööd teed, aga kui näiteks tuleks Salvest ja ütleks, tee laul, mille nimi on Salvesti supp. Siis ma ei tee seda. Miks sa ei teeks? Aga maksad väga palju raha. Aga ma olen nagu üldse brändidega, ma väga valin, mis ma teen, kuidas ma teen. Sealt võib-olla on ka tulnud see, et nagu mul ei tule väga palju hetkel pakkumisi sellele, mis on samas nagu hea, samas on nagu selles mõttes nõme, et jääb mulje, et see ei ole nagu silma jäänud. Alla ma ei tea, mingi video osas tahad nagu kellega koostööd teha ja ei ole üldse keegi nagu ei tule kaasa. Siis tundubki nagu, et ma siis ei olegi keegi. Otseselt sa ei mõtle seda, aga tegelikult ju nagu arvestades võib-olla kuidas läheb ja nii edasi, et siis võiks seda tulla. Aga samal ajal ma ka väga valin, mis brändidega ma teen ja ma ei taha ka nagu muutuda selleks influenceriks. Et karjääri nagu, oli 3 aastat tagasi ma tegelikult olen teinud nagu 3 isegi nagu tellimuslaulu, aga need ma ka väga valisin. Et oota, tellimus, räägis no nagu see on sama nagu see, nagu sa ütlesid, see Salvesti näide. Nii, aga mis need laulud olid? Üks on näiteks LHV Noortepangale oli see mingi ära ole vaene, mis tekitas tegelikult palju poleemikat ei olnud, keegi tõmbas mingi sae käima, aga see oli natuke naljakas saak ka, nagu, et see nagu see ühesõnaga see oli see LHV enda slogan, mis on minu suhteliselt nagu tabav. Jaa, mul on sokidki, mille peale on kirjutatud ära. Aga siis arvati, et ma nagu teen nagu umbes mitte nii heas olukorras inimeste üle nalja või mingi umbes mingi siuke teema oli. Aga näiteks sealt ma olen hoidnud LHV-ga ka koostööd ja näiteks nüüd nad olid videosponsorid ja et pigem, kui ma teeks koostööd, ma valiks üks asja, mida ma nagu mis mulle ise meeldib, mis mulle meeldib nende võib-olla nende visioon ja nende nagu missioon ka. Et ei ole see, et ma ei tea, me tegelikult ei tee ju Salvest üle nalja, aga et purgisupp, jah, raha on laual, aga nagu miks ma võin ise ka seda purgisuppi osta või nagu mingi siuke asi, et ei selles mõttes, ma toon näite, et ei ole mõtet nagu sell out ka olla. Ja sealt tuleb see, et ma pigem nagu väga valin ja ongi vähe. Ja need nagu ma olen saanud vähemalt teha enda need tellimusasjad ära. Ja need on kukkunud nagu pigem, ma arvan, hästi välja. Aga ma ikkagi väga valin ja pigem väldin. Aga alati avatud pakkumistel. Kui sportlandaseks ütleks, et ma tahaks teeks meile laulu. Mis laul võiks olla? Mis see pealkiri võiks olla? Henry, Sportlandi turundusdirektor. Mis laul võiks olla Villem Trillem teha? Oi, seda ei näinud küll tulemas, see on midagi repertuaariga ka seoses. Ma katsun selle juurde saate jooksul äkki tagasi. Okei, davai. Aga tegelikult ma tahtsin seda küsida, et kas on mõni bränd Eestis, kellega sa väga tahaksid koostööd teha? Või ka maailmas? Ja miks mitte? Ei, nagu maailm on äge idee, aga samas peab realistlik olema jälle. Ma olen alati see, et jah, tegelikult peab nagu, mul koolis oli meie motto unistused muudavad maailma, aga mulle väga ei meeldi unistada, sest et lihtsalt unistused, nagu ikka mingid asjad on, mis sa tahaks saavutada, aga peab olema ka realistlik, et nagu näiteks Eesti Nike on ju, ma juba olen nende tiimis, samas oleks äge kunagi näiteks mingi collab kets teha või midagi, aga oleme ausalt seda ei juhtu. Jah, see natuke nõme niimoodi öelda, aga nagu come on. Aga mis üks asi, mis ma tahaks, et kuigi ma olen sportliku eluviisiga ja tervislik, ma tahaks McDonald'siga teha kunagi enda eine. Ja see on asi, mida ma nagu väga-väga tahaks teha. Seda pole Eestis tehtud jälle. Ma ei tea, kui keegi nüüd teeb, siis ma olen nagu loll, et ma välja ütlesin selle. Ei no sa pead käbe ise minema nende juurde. Kas sa oled seda kuskil varem niimoodi avalikult välja öelnud? Ega ma pigem üritan nagu otse sutsata neid asju, et ma oleme uurinud seda, aga see on ka see, et see ei ole nii lihtne, kui tundub, et paljudel asjadel Eestis on ju ka nagu need frantsiisid on seotud kogu Baltikumiga, kui see just ei ole otse Eesti asi ja seda on mega raske teha, sest et see kõik käib nagu 3 riigiga koos.
oota, aga nüüd kõige olulisem küsimus, et McDonaldsiga oma heine on ju. No, mis heine see oleks? Milline see oleks see burger? No McVD oleks, ma arvan see ja... Ma ei ole selle peale mõelnud, aga see võiks olla McVD, see võiks olla sellist. Ei nagu selles 370 kalorit. et seal peab jälle mõtlema, et ma ei saa ju minna, et kuule teeme koostööd ja siis mul on mingi 2 A4 nagu mingid requirements, mida ma tahan teha, et mingid oma kaste. Nagu sa pead jälle mõtlema, et see kaste kuskil keegi mõtleb selle nagu retsepti välja ja toodab seda. Et pigem võib-olla, ma ei tea, ma ei tea, mul mingid ideed praegu tulid, ma ei hakka välja ütlema muidu. Mul läks kõht tühjaks. Et kui keegi välja kunagi jõuab ette, siis võtab ideed ära. Aga lihtsalt pigem nagu jälle sükene asi, süke bränd, mis on nagu, McDonald's on McDonald's, aga ta on, üks, ma arvan, top 5 kõige tuntumaid brände nagu maailmas. Nagu ka Nike ja see on nagu lihtsalt nagu see kõlab ägedalt ju. Kas sa sel juhul teeksid McDonaldsiga oma lauluga? Võib-olla. Saad aru, aga see ongi jälle see, et ma ise nagu näen seda kui nagu võimalust või nagu asi, et kui ma teeks seda siis, kui ma saaks seda nagu ägedalt teha, üldiselt tuleb nagu kellegi poolt sisend on ju, mis sa teed. Et mingi refrään burgerist ei kõlaks nagu nii ägedalt, aga nagu võib-olla seda teha nagu mingis ägedas võtmes see toimiks. Kuulge, sõbrad, ma tahaks veits spordist rääkida. Räägime. Mäki otsa on lähme kohe siin. Ei, mina olen küll selle poolt, et ma ei ole kõige suurem McDonaldsi fänn, aga mulle väga burgerid meeldivad. Teeme reklaami. Henri ilmselt salvestamisel tellis Viru burgerist purksi. Ja Eestis on ka väga, et burgeri kohal. Bestest värk ever. Aga ja sa oled maininud, et sa käid jõusaalis. Kas sa teed veel midagi? Ei tee, ma kunagi mängisin jalgpalli 10 aastat ja siis ma lõpetasin ära ja siis ma hakkasin uuesti mängima ja siis ma murdsin oma põlve ära ehk siis ma proovisin uuesti mängida ja siis see põlv oli ikka katki ja praegu ma tegelengi selle nagu taastamisega ehk siis hetkel ongi jõusaal. Ja see vigastus tuligi siis jalgpalli käigus, jah? Jaa, ma leidsin, et on hea mõte hakata uuesti jalgpalli mängima. See oli see, mis EM oli 2021 vist oli, on ju. Covidi pärast lükati edasi ja siis mul tekkis nagu mega nostalgia, sest et ma kogusin suurturniiride neid Panini kleepse, nagu kleepsuraamat ja sa paned need mängijad need kleepsud sinna. Sealt tuli uuesti nagu hakkasin vaatama jalkat, nüüd ma ka veedan nädalavahetused jalgpalli vaadates, et see tuli nagu ringiga tagasi. Siis ma hakkasin mängima uuesti ja siis ma ei tea, ma pole mitte kunagi sükst asja olnud nagu nii suurt ka. Et nagu ma murdsin enda ristad sideme ära niimoodi, et nagu mitte keegi isegi ei põhjustanud seda, ma ise astusin, jalg läks alt ära ja murdsin selle ära. Ja siis tuli see tantsusaade ja ta ei olnud veel taastunud, aga ta läks seal nagu täiesti uuesti pooleks õnneks või kahjuks, et ma vist oleks arvatavasti pidanud nagu nii opile minema. Aga nüüd ma olen siin ja tegelikult ma ikka veel nagu taastun. See op oli detsembris. Ja mul on ka nagu mingid tagasilöögid jälle olnud, et see on suht tough, eriti kui sulle nagu inimesena, kellele meeldib aktiivne olla, meeldib sport, meeldib tegutseda. Et see on see kohutavalt nagu ebaaus tunne, aga elu ei olegi kunagi aus, nagu, et sa vaatad inimesi, kes ma ei tea, käivad enne mängu nagu mingi peol, tulevad pohmakaga mängule ja lendavad igasse olukorda sisse, mitte midagi ei juhtu. Aga ma nagu ütlesin, elu on ebaus ja siit saab ainult edasi minna. Kui sa natuke mõtled selle peale, et mis sind selles nagu vigastusest ja operatsioonist taastumise juures kõige rohkem aidanud on? Ma arvan, ma lõpuks, igal halval asjal on enda plussid ka ja üks pluss on see, et ma olen alati tahtnud nagu saada vormi nii-öelda. Nagu sükses vormi, et ma rahul, nagu ma olen enesekriitiline, see on igas aspektis. Et mul on alati olnud nagu mingi, ma ei tea, mis see ingliskeelne väljend on. No see nagu keha osas ma olen nagu ebakindel, ma ei tea, mis see... Nagu kehadüsmorfia või et sa näed ennast kuidagi teisiti? Ja, või nagu, et jah, lihtsalt, et ma olen nagu väga kriitiline selle osas. Okay.
Siis ei ole see. Siis on lihtsalt enesekriitilisus. Jaa, aga ka, et tegelikult on nagu kõik okei, aga ma ikka nagu tunnen, et siis on dysmorfia. Jah, võib-olla. Ma just diagnoosisin sind. Jah, et see ei ole nagu selles mõttes, see ei ole nagu nii selles mõttes nagu sügav, aga lihtsalt see on asi, mis nagu väga palju ma alati mõtlesin, nagu kui ma jalka lõpetasin ja nii edasi, et no ikka lahe, kui sul on nagu redel ees ja nagu aga ma kunagi ei jõudnud selleni, sest et see järjepidevus kodus alati ära nagu kui ma koolis käisin, mul ei olnud mõtestatud see jõusaalis käimine ja siis tänu sellele, et ma käisin opil ja ma pidin tegema nagu trenni, mul oligi peale esimest opi meeletu motivatsioon saada uuesti nagu suveks mängima jalkat. Siis ma sidusingi sellega, et ma käisin 6-7 korda nädalas trennis, ma jälgisin toitumist ja ma jõudsingi selle tulemuseni esimest korda elus. Ma arvan, et ma ei oleks nagu sinna jõudnud, kui mul ei oleks mingit sellist asja olnud. Et see on nagu see positiivne, kui ma tegelikult ei mäleta, mis see küsimus oli, aga ühesõnaga... Ma küsin siia vahel hoopis teise küsimuse siis sarnasel teemal, et kui see põlv ei segaks, mis oleks see spordiala, mida sa tahaksid proovida? Nagu täitsa on... Ükskõik, mis iganes. Ma võib-olla tahaks näiteks, ma nagu lumelauda sõitsin, tahaks nagu rohkem võib-olla, mul sõbrad käivad küll, teevad trikisuuska, aga ka teevad hüppeid ja nagu sõidavad parki, et nagu võib-olla proovida sükseid asju teha ja nagu mitte nii buss olla selle koha pealt, et lihtsalt sõidan mäest alla ja keeran kanti. Aga ma arvan, ma ei tea, jälle sükke asi täpselt, et ma vist ei julge kunagi enam teha seda, aga eks näis, kuidas see põlv taastub. Aga mingid süksed asjad lihtsalt nagu, see oli esimene asi, mis mul tuli. Mingid, ma ei tea, kaugushüppet ma nagu ei vitsi hakata harjutama jälle, see ei tulnud mul välja kekas, aga padelit mängiks ja mingid süksed asju nagu. Aga praegu ei julge üldse, kõik süksed küljed liikumised on ikka. Antud ajahetkel, kui me istume siin, siis ma alustasin nagu enda rehabilitatsiooni algusest peale, ehk siis ma teen lihtsalt nagu lihasharjutusi nüüd. Ehk siis ehitan see on sama, mis ma tegin tegelikult jaanuar kuni märts. Lihtsalt vahepeal ma hakkasin tegema mingid liikumisharjutusi ja nii edasi ja jooksin juba, mul oli kõik hästi. Aga siis käis mingi väike nõks, mitte midagi tehes põhimõtteliselt ja siis ma nüüd võtan nagu rahulikult. Sandra, sinul, mis oleks see üks spordiala, mida sa tahaksid proovida? Ma ei tea, miks, aga teate, mul tuli bobi kelgutamine praegu. See tundub väga hull asi. Aga ma nagu tegelikult ma ei taha seda teha, ma ei tea, miks mu bobi kelgutamine tuli. Aga kusjuures Siguldas on võimalik, mina olen käinud, on võimalik proovida bobi kelgutamise rajal, aga sõita mitte selle kelguga, aga mingi sellise nagu, ma ei tea, kummipaadi laadse asjaga. Tuubiga või? Nagu ta ei ole tuub ka, aga ta on selline, sa lähed sinna nagu mitmekesi peale, see on päris äge asi. Et soovitan. Aga see päris, kas üks on see kelgud, nagu täitsa kelguses ja mis see on, kus nad nagu panevad seda plangus, see on nagu... Skeleton. Skeleton. Üksi, jah, see on päris... Ma ei tea, kes ärkab hommikul üles, mõtlen, ma tahan täna sinna nagu see on nagu, see peaks illegaalne olema nagu respekt teile, aga see on nagu nii palju sellised spordialasid, mis sa vaatad, nagu miks sa teed seda, nagu see tundub, et sa teed haiget, nagu näiteks see rugbyga, mis neil on lihtsalt mingi ainult kiiver on peas ja siis jooksevad otsa üksteisele ja mingi... Rugbys ei ole isegi kiivrid. Sõltub... Ameerika jalgpallis on kiivrid. Ameerika jalgpallis on kiivrid. Rugbys on siuksed nagu, nad panevad nagu siuke müts panevad pähe, et kõrvad on neil kaitstud. See Peetri Tšehhi müts on neil minu meelest. Aga muidu ongi, mingid hästi palju siuksed alasid on. Henri, mida sina tahaks proovida? Mina tahaks proovida Formel 1-ga sõita. Flying high here! Ja kus juures minu teada seda saab aeg-ajalt Eestis proovida. Tudengi vormeliga või? Ei, päris vormeliga. Minu meelest Formel Renault käib aeg-ajalt siin Eestis demo tegemas ja siis on võimalik seda proovida seal Porsche ringrajal Pärnus. Okei. Mis siis, kui katki teed? Seal on mingi kindlustus, aga no pigem paasti, jah. Ja. Kuule, aga füüsilisest vormist vaimse vormi juurde, kui palju sina mõtled oma füüsi või oma vaimse tervise hoidmise peale? Ka mingi asi võib-olla, mis viimase aasta-kahega on läinud nagu aktuaalsemaks mul. Mul on sellega suht hästi, aga vahepeal ikka nagu leiad ennast mingitest hetkedest, kus võib-olla ei ole nii hästi kui on ja siis sa
edaspidi mõtled, kuidas seda nagu vältida või kuidas seda ära hoida. Mis see tähendab, kui sa ütled, et mul on suht hästi sellega? Et nagu ma tean lihtsalt sõpru inimesi, kellel see on nagu keeruline asi ja üks väga nii-öelda suur takistus, komistuskivi elus. Mul õnneks seda ei ole olnud selles mõttes, et ma nüüd nagu olen mentaalselt üli all või midagi. Aga jah, ühesõnaga see tuleb sellest, ma arvan. Jah, ma ei tea. No ma räägin, et sa pead nagu kogu aeg enda nagu meelt värskena hoidma ja kui ongi mingi kehva aeg, siis leiad mingi alternatiivi. Mul on näiteks aidanud väga palju ongi videomängud selles mõttes, et see on nii hea nagu põgenemine, sest sa nagu lähed sinna nii sisse ja sa teedki nagu seda sõpradega või midagi ja siis sa ei mõtle muule asjale. Ma nägin mingit reelsiga sellest, kus mingi mees rääkis sellest nagu, et ma pole varem nagu kuulnud või nagu, et keegi välja ütleb seda, et nagu gaming helped me, aga tegelikult nagu mul on ka kogu aeg see olnud, et alati vaata ema ju manitseb, et ära mängi minema ka oma väiksena ka, aga see on alati on nagu, tuled jalkatrennist, ma ei tea, no kett on nii maas või koolis läks halvasti, sa võtad selle, jah, see tundub, jääb võib-olla mulje, et sa nagu ei viitsi teha asju, aga pigem sa võib-olla resetid ennast ja mul on nagu tegelikult see on siiani nagu asi, mida ma kasutan. Kuidas sul lavahirmuga on? Hästi. Et on? Ei nagu selles mõttes, et tegelikult ei olegi ja ma ei tea, kus see tuleb niimoodi, et mul ei ole, oleneb esinemisest ka. Näiteks mingid suured lavad pigem ei ole muret, sest sa nagu kuidagi nii ownid seda või sa nagu sa peadki minema alguses võib-olla natukene vead jalgu, aga pärast lööd nagu pea kuklasse ja sa vaatad, et kõik inimesed on ju sind tund vaatama või sind kuulama ja nad laulavad kaasa, sa saad seda energiat ja see nagu energiavahetus käib. Aga näiteks mingi nagu intiimsematel esinemistel või sükestel, kus nagu võib-olla inimesed nagu väiksem mastaap on hirmutavam minu jaoks kui suurem. Kontakt on nagu vahetum seal. Ja. Aga pigem on ka mul hästi. Ma ei tea, kas see tuleb sellest, ma käisin nagu 2 aastat seal samuses näiteringis koolis, et võib-olla sealt on tulnud see mingi lavaline valmisolek. Ja võib-olla üldse ma olen nagu olnud läbi elu suhteliselt mugav nagu laval või kuidagi olles ka see nagu klassikloun vahepeal, siis oled nagu harjunud sellise nagu tähelepanuga võib-olla. Ja. Kuule, rääkides tähelepanust, siis mul on praegu lahti fänni küsimused ja oi, kui palju tähelepanu siin on, et ma nagu reaalselt ma arvan, et meil ei ole mitte kellelgi küsitud nii palju küsimusi. Ma hakkan tagant poolt pihta seekord. Nii, ma lihtsalt ütlen, et Kaia-Liisa ütleb, et lihtsalt yes, lõpuks, aitäh teile, ootan nii väga. Meil käis just külas Kärt Praks, kellega me rääkisime Kaitseväest ja siis siin on üks küsimus, et kas sa oled käinud Kaitseväes? Ei ole käinud, ma läksin, või ühesõnaga ei ole käinud. Selge, liigume edasi. Mannuke tahab teada, mida ütleksid oma nooremale minale? Ma ei tea, jälle siuke mingi väga basic motivational quote, aga et tee seda, mis sulle meeldib ja ära nagu proovi olla keegi, kes sa ei taha olla või kes sa ei ole. Mul ise endal ei ole seda olnud, aga võib-olla see jälle küsimus kandus sellele, mida sa ise soovitaksid noortematele. Et ma lihtsalt ise olen näinud seda hästi palju ja see on ka lõppenud sellega, et see inimene ei jõuagi kuhugile rääkida eriti muusikamaastikust. Aga nooremale minale, ma ei tea, võib-olla kuula tunnis rohkem, kuigi ma üldiselt olin nagu tubli, aga lihtsalt ma ei tea, nagu mul, ühesõnaga jah, kuula tunnis rohkem. Väga hea soovitus. No väga palju on siin küsitud ikkagi seda, et mis on su enda lemmiklaul sinu enda repertuaarist? Ma arvan, et ongi hetkel sellest
see enne oli kogu aeg see Sum Sum, mis oligi esimene laul, mis tuli plaadifirma alt. See oli nagu kuidagi tuli nii randomilt ja see oli nagu siuke sound, mida ma tahtsin tegelikult teha. Aga praegu on Kannatust, ma arvan see, mis on ka albumil ja tegelikult üldse albumilt, ma arvan, mulle ikka väga meeldivad kõik laulud. Et kui peaks välja hetkel tooma, siis on Kannatust, aga ma arvan, et see muutub lähiajal. Kuna vaata, kui sa esitad laule ja siis sul tekib mingisugune laul, mis toimib laivis nii hästi, et sul hakkab see meeldima hoopis. Et ma pole seda Kannatust, ma olen ühe korra ainult esitanud laivis ja see oli nagu äge. Pean ütlema, et see on ka minu lemmiklaul. Väga hea. Siis pum, davai, ma panen siin nagu mingisuguse tempoga. Mis on su guilty pleasure? Minu guilty pleasure on ma ei tea, esimene asi puldaki nuudlid kiosadega ja samal ajal vaatad Simpsoneid. Ei tee mitte midagi. Üllatavalt spetsiifiline. See kõlab jälle väga hästi. Ma just mõtlesin, mis ma täna õhtul teen. Siin on üks neiu on ikka täitsa nagu kõik ära küsinud. Siin on väga palju küsimusi, et nii. Siin on palju küsitud, et mis on järgmine esinemine? No me lindistame seda, siis on Rootsi kruiisil järgmine nädal, aga muidu ma novembris niimoodi, ma ei tea peast. Rootsi kruiisil? Väga huvitav. Ja endalegi huvitav. Kusjuures ma enne hakkasin mõtlema, et kas sa, mille järgi sa esinemisi valid ka? Kas selle järgi, et kus makstakse või et... Ei no ikkagi aeg peab olema sobilik ja koht ka ja üritus üldiselt, et mida edasi on nagu tekkinud see, et õnneks saad valida. Aga oled ära ka öelnud, Jaa, võib-olla isegi see aasta nagu rohkem kui muidu, aga... Üldiselt aja tõttu, et ei sobi aeg või on mingid muud põhjused? Ma ei tea, võib-olla mingit sihtgruppi nagu vältinud, mitte nagu paha pärast üldse, aga lihtsalt, et sa tead, et sul on nagu mingi varasem kogemus, et see ei toimi või see on alati nii sama ja see läheb jälle, mingi asi läheb auku, et lihtsalt pigem selles kontekstis, et tahta pakkuda paremat elamust, aga sa tead, et sealt võib-olla ei saa seda teha. See võib-olla on see, mille põhjal ka valida. Mul tundub, Sandra, et tuli mingi väga hea küsimus praegu. Martin küsib, mis on Villemi ilusaladus? Kosmeetik. Jah? Jah. Doktor Mari Laasmaa kliiniku kosmeetik, soovitan väga. Väga lahe. Nii, okei, ma küsin 2 veel. Kui saaksid ühe supervõime, siis millise? Supervõime oleks jõuda õigel ajal igale poole. Sest see on asi, mis ei tule kogu aeg välja. Okei, ma küsin kiirelt veel. Lemmikriiete bränd? Lemmikriiete bränd? No hetkel vist on Cortez, see on üks UK firma, just tegid Nike'iga kolläbi. Okei, ja kui kolläbidest juba juttu tuli, siis kellega oleks soov muusikas koostööd teha? Ma ei tea, ma ei ole nagu välja mõelnud seda, kes see järgmine on, sest võib-olla ma oleks seda teinud albumil või no ma tegin mingid asjad albumil juba, aga ma tahaks midagi sellist, mis ma just kellegagi arutasin ühesõnaga, et Eestis justkui jääb mulje, et sa oled nagu kõik on kõigiga teinud või sina oled jälle teinud või keegi, keda sa tead, tegi või sa oled juba kuulnud sellist asja. Tahaks ikka mingi out of the box nii nagu selle teise artisti jaoks kui enda jaoks, et ja lavada mingi uus uks või nagu ma mäletan, mina tegin nagu Eiguga ja see oli nagu nii äge, sest et see oli täpselt siuke vibe, mida mina ei teeks, aga mulle ilgelt meeldis see ja mulle meeldibki teha siukest asju, mida näiteks feature'itega katsetada saab teisi nagu sound'e, mida sa ise võib-olla ei prooviks või ei oskaks nagu luua. Ja midagi sellist. Mul ei ole mingi konkreetset vastust, väga poliitiline vastus oli. Eik on ka lahe. Eik on ka meil siin saates külas käinud. Eik on väga lahe. Kuule, ma pean selle viimasena ära küsima, sest on mingi 10 tüdrukut on küsinud, et mis su suhte staatus on. Nüüd hakatakse vihjamise kirjaga saatma, kui ma seda ära ei küsi. Olen hõivatud.
no võt, juba pikemat aega. saite oma vastuse. Ma arvan, et mitte midagi uut. Päris palju pettumusi sai just praegult valmistatud ja teistpidi ilmselt sa oma DM-i boksi sai praegu natuke säästetud. Pigem võib-olla võiks motiveerida inimest armastama ja pikemaajalisemalt ennast siduma inimesega, kes sulle meeldib. See on hästi öeldud. Soovitused. Lähme soovituste juurde. Meil on siin hästi palju, Henri, sa võid valida esimese. Teeme 3. Teeme 3. Sel juhul, ja tegelikult üks on siit juba küsitud, aga ma küsiks selle lifehacki küsimuse ära. On sul mingi selline hea lifehack, mida igale inimesele soovitada? Lifehack? Ma ei tea, joo vett. Tegelikult suht hea underrated asi on vesi. See kõlab ülilollilt, aga kui sa mõtled selle peale. Cheers. Näonahk, hüdreeritus, kuigi mul on nagu natukene vaja põiele minna, sest et ma olen nagu joonud selle klaasi pluss pool pudelit ära. Räägime rahulikult. Aga vee joomine ja lifehack. Minu meelest ülipaljud lifehackid on sellised, mis nagu tunduvad iseenesest mõistetavad, aga inimesed ei tee seda. Nagu näiteks vara magama minemine. Ma ei tee seda. Aga ma arvan, et see on nagu lifehack edule. Ma olen täiega ööinimene. Kui jõuab keel 12, siis ma ei taha, et see päev läbi saab. Mul on tunne, et ma siia midagi suudan veel pressida. Ja kell on 3 ja järgmine päev mõtlen, miks ma tegin seda. Ma luban endale, et ma täna lähen varem magama. Ja läheb samma auku. Ja. Aga tee siis täna niimoodi, et lähed varem magama? Täna on reede. Ma kindlasti ei lähe. Oh jaa, täna on reede. Aga üks lifehack, mis tegelikult on silmaklapid magamiseks. Ma ei tea, ma sain nüüd sünnipäevaks ja ma magan nagu wow. Väga hea. Ma ei tea, miks, aga... Tavaika, siis üks oskus, mille iga inimene võiks ära õppida. Teistega arvestamine ja tähelepanemine, teiste inimeste tähelepanemine. Sest ma tean, et paljud seda ei oska ega suuda ja tegelikult seda ei väga raske õppida, aga see võiks asi, mida kõik võiks osata. See on ka, ma arvan, väga tore mõte, millega lõpetada. Tavai. Oli väga põnev vestelda. Ja... Mulle jäi torru veel väga palju, aga ma saan aru, et juba venis asi. Teeme jätkusaate ja jääme ootama albumit või siis ilmselt sel hetkel, kui episood on juba välja tulnud, on ka album välja tulnud. Ja võib tõesti olla. No aga tõesti. Ju salapärast selle kuupäeva pärast nagu minagi, nii et ei tea. aga mis sul ikkagi, mis teemad sa sisse jäid? Ei, ma ei tea, ma lihtsalt, nagu ma ütlesin, kui ma hakkan rääkima, siis ma räägin nagu mega palju ja kui ma juba istun siia maha, siis ma võingi rääkima jääda. Küsimused olid toredad ja sisukad küsimused, siis ma lihtsalt ühesõnaga. Väga põnev oli. Jätku episood. Going. Tuleb. Ja. Aitäh sulle, Villem. Aitäh teile. Aitäh. Ja aitäh kõigile, kes te kuulasite, vaatasite ja järgmise korrani. Ciao, baka! Ciao! Sportland. Be First podcast.